kätte on jõudnud laupäev, päike paistab ja kuna täna on natukene erilisem päev, siis ma mõtlesin, et ma võtan teid kotist välja ja jäädvustan, sest meil on Peikaga aastapäev! Ja oh my god, kui crazy aasta saab üks olla, et 365 päeva jooksul me oleme nii palju teinud. Me oleme käinud Uus-Meremaal matkamas, mis on täiesti dream destination, sinna tahaks veel ja veel ja veel minna. Me oleme käinud Walesis matkamas, mis minu jaoks oli mega üllatus, sest ma oletasin, et seal on ägedad lossid, ägedad külakesed, aga et seal on ka ägedad matkarajad, oli nagu kirstordil, nii et seal sai minu sünnipäeva siis tähistatud. Siis me käisime Egiptuses niisama mõnnatamas ja pikutamas. Siis me kasvatame siin ilusasti inimest, müüsime kodusid maha, ostsime maatükid, oleme nüüd kaasomanikud, oleme kaaslaenusaajad, ehk siis täiesti ridiculously crazy aasta, nii et ma arvan, et see on väärt igati tähistamist. Selle puhul me teeme siis väikese staycationi. Ehk et lähme La Spasse, aga enne seda, issand jumal, lihtsalt pisarad voolavad, ma ei tea mille pärast. Võib-olla see päike, kuna mul on hästi õrnad silmad, aga enne kõike seda teeme ühe mõnusa hommikusöögi ja kuna on natukene erilisem päev, siis otse loomulikult pannakad. I stepped out from the dark today into the world. Kõht sai täis ja mulle jõudis just kohale, et mul on aeg ära õppida, kuidas teha maailma kõige paremaid gluteenivabasid pannkooke, sest minu arvates iga ema ja vanaema nii-öelda staple asi on see, et ta teeb imelisi pannkooke ja kuigi need krepid, mis ma teen, need on head, siis gluteenivabana asju saada nagu mega heaks on hästi keeruline, nii et üks asi, mis ma oma to-do listi panen enne, kui Peepsu kohale jõuab, on see, et ma katsetan hästi palju erinevaid pannkoogi retsepte, et leida see kõige õigem, millega siis need gluteenivabad pannkoogid oleksid ka imelised. Aga ma jõudsin vahepeal juba juuksed pähe teha, Lili jõudis siin juba ilusasti unele minna. Ja nüüd ei ole midagi muud, kui et hakkame kotti pakkima, sellepärast, et paari tunni pärast me juba liigume Laulasmaa suunas. Kõige esimese asjana me välja mõtlema, kuidas need kingitused kotti ära mahutada. Need iseenesest ei ole mitte midagi suurt, et siin on kohtingukaardid, ehk siis, et sa skraabid ja siis lähed sellele kohtingule, mis selle kaardi peal kirjas on. Ma arvan, et kui meil Peepsu on, siis meil ei ole enam brain powerit, et mõelda ägedaid kohtinguideid, siis äkki sellest on natukene abi. Siis siin on üks Nike nokamüts, sest Peikal on üks nokamüts, mida ta kogu aeg kannab, mis talle väga meeldib. Ja mulle tundub, et see on hästi sarnane mudel, nii et äkki talle võiks see ka meeldida, siis on natukene vaheldust ja siis tal on ühed Nike SB-ketsid, mis talle meeletult meeldivad, aga mulle tundub, et Nike lõpetas nende konkreetsete tootmise ära, aga ma leidsin DC-l väga sarnase variandi, nii et ma loodan, et äkki talle need võiksid ka sobida, nii et nuputame välja, kuidas see kõik kotti ära panna. Me otsustasime enne Spasse minekut, et me teeme väikese vahepeatuse ka, kuna meil tee peal oli Arvo Pärdi muuseum ja mitte kumbki meist ei ole siin enne käinud, siis me mõtlesime, et me tuleme uudistama, et see on siuke asi, mis tõenäoliselt iga eestlane peaks korra külastama ja see on nii looduskaunis kohas ja ma ütleks, et see arhitektuur on tõepoolest mega huvitav, mida vaadata. Aga see on hästi pisikene koht, ehk et meie tegelikult tegime siin tiiru peale siuke paarikümne minutiga, et ma ütleks, et see ongi pigem siuke koht, kuhu sa tuled rahulikult, võib-olla kuulata muusikat, istud, et siin otseselt siukseid interaktiivseid asju väga palju ei ole, kuigi minu kõige lemmikum asi on see, mis siin postide peal toimub, ehk et siin on erinevad tsitaadid. Ja mina kui paandunud tsitaatide fänn otsa loomulikult kiindusin sellesse kõige esimesena ära. Aga nüüd meil on käidud, nähtud, täiega tore ja on aeg liikuda Spasse. The day is breaking softly and
it is glowing true. I feel a million eyes. Ma olen instantly nii zen, kui ma Las Palmas rannamajja sisse astun, sellepärast, et see vibe, mis sellel hotellil on lihtsalt out of this world, nagu sa vaatad ilusasti seal rannakest ja merd ja see tuba, kus me oleme, mis on Junior Suite tuba, on mu kõige lemmikum tuba üldse. Ma teen teile väikse ruumituuri ka äkki. Igastahes astud sisse, siis on siuke mõnus elutoalake, kus chillida. Suur telekas, kohvimasin, veekeetja, otse loomulikult külmkapp. Kõik vajalik on olemas ja siis siin nurga taga on mega mõnus voodi lihtsalt nagu. Hommikumantlid kõik olemas. Erineva tugevusega padjad, et sa saaksid ikkagi sellise, mis sulle sobib. Ja siis vannitoake. Selline tagasihoidlik, aga samas kõik vajalik on ilusasti olemas. Ja sellega ongi ruumtuur tehtud. Meil on vist plaan nüüd niimoodi, et me natukene aega lebotame ja siis kas lähme teeme esimese tiiru spaas, milles me natuke kahtleme, sellepärast, et väga palju rahvast on hetkel, kuna on laupäevane aeg, et võib-olla me lähme teeme spaaringi õhtul, aga igastahes kas siis spaasse, jalutama või sööma. Need on need asjad, mis meil praegu päevakavas on, nii et ühe neist me ka ette võtame. My heart is aching, but somehow in all the right places. You made me feel like enough. I'll ever yours, I'll ever yours. My heart is racing, these tears of happiness shaking. Cause I know that I found love. I'll ever yours, I'll ever yours. Me jäime just lihtsalt magama, siin on nii mugavad voodid, et me pikutasime ja lihtsalt tund-pool läinud. Nii et nüüd, kus mõnnatamine on tehtud, kingid on omavahel jagatud ja mul on, oh my god, kui ilusad kõrvarõkatud on. Siis me lähme sööme kõhutäis ja meil on 3 valikut, kas minna siis siia sellesse fancy'sse restorani, mis on see Vika, või siis siia La Spa enda kohvikusse või siis siin lähedal on ka Otto ja Matilda kohvik. Ja mul tundub, et me läheme viimasesse, sellepärast, et me ei ole väga sellised fancy tajad, nii et see Vika jääb natukene liiga fancyks meie jaoks, siis me ei pea ka riided vahetama. Ja see La Spa kohvik, eelmine kord me ei saanud sealt väga head toitu, nii et lähme vaatame, mis seal Otto ja Matildas pakutakse. Chocolate chips and memories, coffee and homemade cookies, they make me feel at home. Söömas käidud õhkond 10/10, mulle väga meeldib siuke boheemlaslik kodustiil. Toit 10/10 üllatavalt, nagu Veika ütles, siis me oletasime, et nad teevad siukest kodust toitu väga hästi, aga et nad tegid ka veisepraadi ja purksi nii hästi, oli nagu vau. Nii et me oleme väga rahul oma otsusega. Nüüd on vaja minna seedida tšut-tšut ja siis loodetavasti me jõuame omadega ka spaasse. It's sunny as I fall out from the sky, and I'm wondering what I do. Holy shit, kui mõnus see oli lihtsalt. See plaan, et me läksime viimane tund, kui spa oli avatud, oli geniaalne, sellepärast, et rahvast oli ülivähe. Mõned üksikud lapsed olid ainult, sest enamus tõenäoliselt magavad. Nii et siuke zen mõnus oli ja ma olen ikka täiesti hingelt veeloom. Ma oleksingi võinud jääda sinna basseinidesse liuglema ringi, et mul on tunne, et see pepsukene ka sünnib vannis, sellepärast, et see on see koht, kus ma ise tunnen ennast kõige rahulikumana, kõige õnnelikumana lihtsalt. Nii mõnus. Ega me täna õhtul midagi muud ei teegi. Vaatame tänavast mingit filmi, pikutame, mõnnatame, nii et näeme teiega juba homme hommikul.
pühapäev ja nagu ma soengust näha on, siis ma magasin mega hästi. Ehk siis ülipikalt, ülisügavalt, mis on mega kummaline, sest tavaliselt mulle ei sobi sellised pehmed voodid, et ma olen jäiga vooditüdruk, aga täna millegipärast see töötas, nii et ma olen nii hästi välja puhanud ja nüüd on meil aeg põhiasjaks, miks inimesed üldse staycationil käivad, ehk siis hotelli hommikusöök. Ja kuna meil Eestis ei ole veel väga üldlevinud see, et arvestada nendega, kellel on tsöliaakia või kellel on gluteenitalumatus, siis ma käin hotelli hommikusöökidel oma leivaga. Ma tean, et see on kummaline, aga ma tahan hommikusöögiks võikut, nii et haarame selle kaasa ja lähme vaatame, mida head siin pakutakse. Ja tundub, et samal ajal, kui meie puhkasime, siis Lili tegeles millegi muuga, sest tal on praegu full on nap mode, et ta oli siis Peika vennaga siin terve aja, kui meie spaatasime ja tundub, et neil oli väga-väga lõbus. Nüüd aga, kuna anniversary staycation on läbi, siis on õige aeg ka see vlog kokku pakkida. Samas ma mõtlesin, et ma uurin teie käest. Ma olen küll selline inimene, kes jälgib hästi palju Instagramis erinevaid majutusasutusi, mis meil Eestis on. Vahet pole, kas on metsamajakene, mingid spaad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Lihtsalt sellepärast, et mul väga-väga meeldib käia Eestis, trippida, avastada uusi kohti, aga mul on viimasel ajal sattunud ette täielik ikaldus. Mul on selline tunne, nagu ma oleksime juba kõikjal käinud. Nii et ma mõtlesin, et ma uurin teie käest ka, äkki te teate mingisuguseid pärleid või mingeid just värskelt valmis saavaid kohti või ma ei tea, äkki teil on mingit siseinfot, et kuhu võiks minna veel puhkama ja mõnnatama siin Eestis, sest tahaks seda võimalikult palju siin lähiajal teha, kuna ilmselgelt pisikesega me kohe välismaale ei kipu, aga samas tahaks ju natukene vaheldust ja natukene puhkust. Nii et kui teil on mingisuguseid soovitusi, siis ma oleksin meeletult tänulik, kui te need kommentaaridesse jätate ja aitäh, et ennast videot vaatasite ning näeme teiega juba järgmine nädal. Tšau! Rose-colored glasses do wonders to a spark